kõik ilmselt juba näinud mõne korra. Kohe alustamegi, kes viimasena veel jõudsid, siis endiselt saate võtta kohvikusse teed. Ja tualettruumid asuvad seal pool. Kellel ei ole seda tagasiside lehekest käes, siis neid on veel. Ja neid tuuakse sealt tagant, kui soovite. Kui kellelgi endal ei ole pastakad, siis neid on siin ka olemas, küsige ja saate kindlasti ringi ka käima, et kõik, kes tahavad, saaksid need ära täita. Aga tänane teaduskohvik, täna on siis teadlaste festivali raames kunstipäev. Nii et tänase kohviku teema ongi, kas kunst on ratsionaalne. Ja sellest räägib teile kohe lähemalt professor. Kogu mõte läks sassi, mis ma tahtsin öelda, vaatasin, et sinna poole ei kohvi niimoodi. Mõtlen nagu lause konstruktsiooni uuesti läbi. Alus öeldis sigitis. Professor Peeter Linnap ja tema siis räägib kunstipositsioonist ühiskonnas nii meil kui mujal. Ma arvan, et see sissejuhatus võiks piisab. Täiesti. Et siis saame alustada ja nautige kõik. Juba lindistab, issand jumal, oleks ma seda teadnud. Okei, võimendust ei ole, ma ei tea, kas tagumistes ridades inimesed kuulevad meid üldse. Andke siis märku, kui ei kuule. Täiesti toorelt ja kiiresti. Tegelikult ma räägin mitmesugustest asjadest täna ja sissejuhatuseks võib-olla intrigeeri, võib-olla mitte. Küsimuse püstitus, kuivõrd ratsionaalne kunst on. Ja ma ei hakka teie käest küsima seda küsimust, et kellena te kujutate endale ette ühte kunstnikku kui tegelast. Ma tean, et enamus inimesi ütleks selle peale, et see on keegi, kes kannab baretti, mingit mütsilotut, kes on enam-vähem mõnuainete all või laksu all enamus oma ilmalikust ajast, kes ei jaga ööd ega mütsi teda ümbritsevast reaalsusest ja kellel on kõik lubatud seetõttu. Selline kunstniku kontseptsioon või arusaam kunstnikust on paraku hästi lühiajaline olnud ja varasemas ajaloos ei olnud see nii, aga tegelikult praeguses ajaloos ei saa see enam olla niimoodi. Mitmetel põhjustel. Selleks, et kunstnikku kui tegelast lahti mõtestada, me peame kasutama kindlasti mitmesugust abikonstruktsioone. Üks nendest on siis kunstnik kui autor prantsuse keeles ja autoriteooriad abiks võtma endale. Sest kunstnik on kahtlemata keegi, kes loob midagi uut või vähemalt nii ta tahaks seda teha. Autoriteooriad on muidugi ajas muutunud ja meile teada olevatel perioodidel kunstnik on olnud lihtsalt käsitööline, selline korvipunuja või kobeläni tädi. Kunstnik on olnud ka tellimuste täitja, ehk siis midagi taolist, nagu praegu on selles haiges, mis see on see, loomemajandus, haudejaamad ehk inkubaatorid, kus kunsti püütakse elu hinna eest siis tootmise ja kasuliku tegevusega ühendada. Andke andeks, see on absurdne, sellepärast, et seda tehti juba ja läbi kukkunud Venemaal 20. aastatel. Ja ma ei usu selle asja edumeelsusesse mitte üks gramm. Mitmetel põhjustel. Modernsel perioodil, mis ühelt poolt algab renessansiga, teate ise, jumala keskus asendub inimese keskusega, kõigest kaheldakse ja mõtlemine, see tähendab, et ma olen olemas. Sellel perioodil ja hiljem ka, eriti tööstusühiskondades, tekkis üks kolmas kunstniku kontseptsioon ja see on kõige naljakam kõigist seni olnutest, see on siis kunstnik kui geenius. Kunstnik kui geenius, see on siis valitud inimene, mitte igaüks meist ei ole kunstnik, valitud inimene, kellel on looduse poolt antud erilised võimed, tundlikkus, erakordsus, tal on oma käekiri, mis ei sarnane ühegi teise käekirjaga ehk stiil visuaalsetes kunstides ja nii edasi. Ja kes elab väga põnevat ja mitte standardset elu kindlasti, sinna juurde kuulub see, kellel on palju naisi ja kes tarvitab igasuguseid võimalikke drooge ja draage ja nii edasi. Sellise inimese käest ei saa küsida, miks te teete kunsti, sellepärast, et ta vastab teile täpselt ühte seda samamoodi kogu aeg, kõik need geeniused. Et ma ei tea täpselt, kuidagi iseenesest kosmosest tulevad mingid lained, mul on mingid antennid, ma püüan need lained kinni, ma kohe ise, ma pean kohe tegema seda. Väljaspoolt juhtimine, kuskilt väljaspoolt niisugune täiesti mitteratsionaalne metafüüsiline arusaam. Kust need lained täpselt tulevad ja mis antennid need on, see jääb muidugi segaseks selle kontseptsiooni juures hästi tugevasti. Ehk siis
kunstnik on keegi, kes tajub maailma metafüüsiliselt, mitte ratsionaalselt, mitte analüütiliselt nagu muud korralikud inimesed. Nüüd, kui me võtame mõiste kunst tervikuna, siis avaneb meile natuke teistsugune pilt, ehk siis kunsti positsioon alates Antiik-Kreekast juba, kui Platon ilmselgesti alavääristas visuaalseid kunste, nimetades neid käsitööks, ja poeetika sfääri, mille hulka kuulusid hoopis teistsugused kunstiliigid, igal juhul mitte visuaalsete objektidega, skulptuuridega, niisugust asja tegema. Ja kunstis on pikka aega valitsenud selline arusaam, et ratsionaalsus tähendab ennekõike mimeetilist kujutamist, ehk siis nahter-natuur ehk looduse järgi võimalikult täpse koopia, replika, duubli või mis iganes tegemine imitatsiooni põhimõttel, ja seda parem kunstnik, mida paremini ta seda oskab teha. Järgmine oluline mõiste, ilma milleta me ei saa ja mis on võib-olla isegi tähtsam, sest et kunstituru kaudu on just teos. See üks teos kõige tähtsam, mitte kunstnik, me võime kunstnikust üldse mitte huvituda, aga just teos. Mis see teos on? See on paljudes filosoofiates väga-väga halvasti seletatud ja peaaegu, ma ei ole kohanud ideaalset või head või kõike haaravat seletust. Kõigepealt, ka see mõiste on läbi teinud täiesti suured muutused ajaloos ja need erinevad arusaamad ei pruugi üldse kokku langeda. Kõige varasemalt igal juhul oli teos midagi, mis on kunstniku ehk autoriseeritud inimese käsitsi loodud originaalne objekt või kujutis või mis iganes. Täiesti originaalne, mõjutusteta, kuskilt jälle niimoodi vaakumist tulnud ja nii edasi, nii edasi. Alates Marcel Duchampst, kui ta eksponeeris näitusel Armor Show, ma arvan, et see oli New Yorgis, galeriis 291, esimest korda oma pissuaari teose pähe. Sinna oli peale kirjutatud mutt ja see oli objekt, mis ei olnud enam kunstniku poolt originaalselt loodud, käsitsi tehtud asjandus. Suur pööre. Sellest hetkest alates oli raske väita, nagu me ennem ütlesime, et kunstiteos on autori poolt originaalselt loodud ainukordne teos. Vaid nüüd me pidime mängu võtma juhtumi, kus teosena tegelikult kehtis nimetamise akt. Kuna Marcel Duchamp oli tuntud kui kunstnik, siis ta võttis endale voli teha selline ulakus, et nimetada mingisugune asi, suvaline asi suhteliselt teoseks ja katsutagu talle vastu vaielda. Loomulikult konflikt tekkis ja konfliktid tekkisid ka edaspidi. Nüüd me võisime öelda, et kunstiteos on kas autori poolt loodud või nimetatud objekt, mis on toodud kunsti näitamiseks vajalikku konteksti, galeriisse, muuseumisse, enne kõike. Nüüd, kui me hüppame veel edasi 60. aastatesse, siis seal juhtus niisugune asi, et ka mitte inimloodud ese ei pidanud olema see teos, vaid teosena võis välja pakkuda ka looduslikke esemeid. Me teame, et loodusest leitavad esemed teinekord ongi niivõrd huvitavad, atraktiivsed või isegi kaunid, et tekib küsimus, milleks me üldse uusi objekte loome, kui me võime neid leida korilase põhimõttel. Leitud objektid. Maakunst näiteks väga hea näide, kus hiigelsuuri kivirahnusid konstelleeriti või installeeriti siis maastikule teatud kujunditesse ja see oligi teos. Ja kui me tuleme praegusesse aega, siis me teame üksikud naljakaid projekte või selliseid kummalisi projekte, mille käigus püütakse siis ka vabaneda sellest kunstniku isiksusest või siis kunstnikust kui erakordsest tegelasest, meelega valides välja, lastes teha ja eksponeerides siis diletantide, amatööride veidraid kunstina tõlgendatavaid objekte, sest see on pakkunud vaheldust. Mis me selle käigus näeme? Me näeme, et nii kunstnik kui ka teos on tegelikult avatud mõisted, mis teeb asja väga keeruliseks. Avatud mõiste tähendab seda, et see mõiste kogu aeg täieneb. Iga kord, kui me püüame teda defineerida ja fikseerida, et see on see definitsiooni luua, siis juba samal hetkel on midagi, mis jääb sellest definitsioonist väljapoole. Kui te küsite füüsiku käest, mis on teie uurimise objekt, oskab teile ilusti selgelt vastata seda. Kui te küsite, vaadake, eesti keeles on üks naljakas ja minu arvates väga kohatu elukutse, kunstiteadlane. Ei ole olemas mingisugust teadlast, kes ei oska defineerida, mis on tema uurimise objekt ja kunstiteadlane seda ei oska. Need on tegelikult kunstiajaloolased, kes nimetavad ennast teadlasteks. Kes lihtsalt tõlgendavad, loovad koherentseid tõlgendusi ja nagu humanitaarika.
Me saame rääkida teose funktsioonidest, mis on ka üks oluline aspekt. Ja erinevates funktsioonides teoseid me ei saa väga hästi omavahel võrrelda. Kõige raskem küsimus, millele ma võib-olla jätangi vastamata ja paljud teised on seda ka teinud, mis on kunsti tegemise põhjus? Kas seal on olemas mingisugune algpõhjus? Peale selle, et ma ei saa kohe teistmoodi elada ja kogu see metafüüsiline möla. Ehk siis kunsti kõige varasematel aegadel teada olevat loodi hoopis religioossetes funktsioonides, mitte hedonistliku mõnu ega lõbu ega meelelahutuse jaoks, vaid selle jaoks, et füüsilist maailma mõjutada. No mis on sellel pistmist kaasaegse arusaamaga kunstist mitte midagi. Hedonistlikes meelelahutuslikes kontekstides, ehk siis kogu modernistlik periood, kus kehtis põhiline loosung, kunsti tehakse kunsti enda pärast, kõigile tuntud. No jah, võib nii öelda, aga tegelikult ei tehta kunagi midagi tema enda pärast nii väga. Siis tuleks pöörduda juba psühhiaatri poole parvel. Kunsti on tehtud ideoloogilistes propagandarollides, mille ilmekaid ja väga koledaid vilju me näeme praegu valimiseelses Eestis, eriti Tallinnas, kus mõned erakonnad on siis oma tegelikult väga kahtlased tegelased ilusti roheliseks ja siniseks värvid ära kamminud, ära retušeerinud Photoshopiga ja näitavad neid kui laste sõpru, Eesti tuleviku eest hoolitsejaid ja nii edasi, mis järgmine päev juhtub on meile juba kõigile ette teada. Ideoloogilistes konstruktsioonides kunsti kasutamine või piltide kasutamine on 100% konstrueeritud, ratsionaalne. Seal ei ole midagi väga juhuslikku. Kui see oleks juhuslik, siis ideoloogiad ei töötaks. Hedonistlikes kontekstides kunsti kasutamine, kunsti pärast, on tegemist osaliselt ratsionaalse suhtumisega või lähenemisega. Ja religioossetes kindlasti mitte, religioossetes kindlasti tegemist metafüüsiliste asjadega. Nii. Teos siis piltide kaudu. Kunstniku poolt originaalis loodud ainukordne objekt, kujutis, representatsioon ja nii edasi. Kahel juhul siis kõigile tuntud ja läägeks ülekorratud näited. Kunstiteos kui ready-made või siis valmis objekti kasutamine, inimloodud objekti kasutamine iseenesest. Kunstiteos kui looduslikest objektidest, koostatud küll, jah. Need on lehed siin, see on prantsuse skulptor François Méchain, kes sai tuntuks oma hullumeelsete skulptuuridega, mis seisid püsti ainult 5 minutit kõige rohkem ja mis eksisteerivad ka seetõttu ainult fotodel. Ta pildistas nüüd üles järgmisel hetkel, kus see kolaks kokku, need on veel absurdsemad. Need on võimatud skulptuurid. Ja üks mu lemmikpilte, sest hullemat idiootlikumat pilti ma ei ole oma elus näinud. See on üks meie üliõpilase sisseastumistöö, kus inimene on läinud kas nii närvi või olnud nii vaimukas, nii ülevoolavalt vaimukas, et ta on ära unustanud, mis on objekt, mis on taust ja ei saagi küsida, kas see on, ma ei tea, kas te näete sealt tegelikult üldse, see on kasepuu võra loomulikult, see paistab välja ja seal võras on üks täiesti paljas poiss, kes ilmselt kas varjab ennast või hoiab oksast kinni, et mitte alla kukkuda ja nii edasi. See on lausa magritilikult selline heas mõttes idiootlik töö. Nii. Mulle endale pakkus ka vaimustust, ma kunagi koostasin näituse, mille nimi oli Hullud fotod, kus siis ma kasutasingi neid sisseastumistöid, kus oli hästi palju just vigu tehtud ja ebakompetentselt käitutud ja tehniliselt mitte tuntud ja nii edasi. Sest seda ei ole võimalik õppida, see eelneb kompositsioonile. Kompositsioonist me hakkame rääkima alles siis, kui me õpime ära, et kaameraga nii lähedalt ei saa pildistada. Lapsed näiteks ei tea seda. Järelikult eksisteerib kompositsiooni eelne iseenesest mõistetavuste rida või menüü. Ehk siis teiste sõnadega, mis siin ikka pikalt kirjeldada, kui kaugelt üldse aparaat töötab, mida see aparaat teeb ja mida ta ei tee. See on terve hulk reegleid. Kompositsiooniõpetuses neid ei käsitleta. Tuleme nüüd selle autori juurde korraks, et siis ka aru saada. Kunstniku autor, ka teadlane autor, eks ole, neid autorid on veel ja veel. Ma usun, et ka mustkunstitriki väljamõtleja võib olla autor mingis mõttes ja nii edasi. 60 aastate lõpp oli selles valdkonnas hästi pöördeline, ei ole väga suur saladus. Kui ilmus kõigepealt just praktikas hakati tegema popkunsti, ehk siis kasutama võõraid pilte, ajalehefotosid, nagu Andy Warhol seda tegi, viima neid teatud tehnikatesse ja ütlema, et selle võtte nimi on apropriatsioon või kohandamine eesti keeles. Sellega seoses võtsid sõna
tegelikult mitmed intellektuaalid, aga 2 neist on tuntud ja olulised. Roland Barthes kirjutas siis essee Autori surm. Mõlemad on eesti keeles ka avaldatud ja Vikerkaares, kui ma ei eksi. Vähemasti. Autori surm ja Michel Foucault kirjutas Mis on autor. Nad ilmusid väga lähestikku seal 60 aastate lõpus. Mäletad, kas 68, 69? Enam-vähem nii. Nüüd Barthi põhiseisukoht oli väga teravmeelne tegelikult. See on esseena kirjutatud asi, mitte teadustekstina. Seal ei ole mingeid viiteid ja nagu te näete, siis ilmselt pöördelisemad tekstid ongi ilma viideteta kirjutatud, ehk siis tekstid, mis on muutnud humanitaarmaailma, ei allu teadusteksti reeglitele väga tihti, absoluutselt mitte. Nii, ühesõnaga, enam ei ole olemas autorit selles vanas heas mõttes, kes on tundlatega, originaalne, püüab neid kosmilisi laineid, millest oli tagasi juttu, ja hakkab siis täiesti endalegi ootamatult maalima või kirjutama või muusikat looma. Vaid tänapäevases maailmas me oleme niivõrd palju mõjutatud kõikvõimalikest võõrastest tekstidest, ideedest, kuvanditest, kujunditest, helinditest, et ainus, mida autor veel endast kujutab, on see, et ta paneb need kokku, ta on tihendus teatud teksti väljas, teatud infovoogude tihendus. Mitte enam originaalne, algupärane, võrreldamatu ja nii edasi. Foucault omakorda vastab küsimusele, mis on autor, et jaa, et ta võib olla surnud küll, aga säilinud on autori funktsioonid. Kuidas te kujutate ette maailma, kui ilmub raamat ja kellelgi ei ole maksta honori? Raamatut ei ole millegi järgi ära tunda, peab olema mingisugune tihendus, mille külge kõik need asjad kleebitakse. Kunstiturust rääkimata, kelle töö see on ikkagi oluline küsimus, ükskõik, kes ta on elus või kui ta on surnud, siis seda parem veel. Surnud kunstnik on hea kunstnik, selles mõttes, et tema hinnad. Ma kujutan ette, et lausa mitmeid inimesi on maha koksatud selle eesmärgiga, et teoseid paremini müüa. Autogramm, honorar ja kõik muud niisugused asjad. Autori funktsioonid. Nii. See on nüüd ettekujutus, mis tegelikult ka Eestis väga tugevalt ikka veel domineerib. Selline baretiga ebamaine lontrus, selline ülalpeetav, kes küsib suitsu igalt vastutulijalt, kellel ei ole kunagi raha, aga on ideed. Kunstnik, kes ei allu distsipliinile absoluutselt, vilistab igasuguste europrojektide ja bürokraatide ja projekti juhtimise peale. I don't care. Ja kunstnik, kes on hoopis uuemast ajast pärit ja keda te ilmselt ka tunnete, Josef Beuys Düsseldorfist, kes üldse ei kanna mitte baretti, vaid kaabut, kes näeb välja nagu äriinimene pigem või selline halvaendeline, ma ütleksin, mitte murjam tegelane. Tige õela pilguga selline, sealt midagi head oodata ei ole. Ei mingit inspiratsiooni, ei mingeid laineid, antenne ega muud metafüüsikat. Nüüd, miks see hullu kunstniku müüt püsib iseenesest, on väga huvitav küsimus. Et miks ikka enamus inimesi arvab, et kunstnik on selline, nagu ma kirjeldasin äsja? Väga lihtsalt, sellepärast, et on olemas terve hulk rahalisi, majanduslikke struktuure ja ameteid, kes elavad sõna otses mõttes sellest, kui keegi maalib, plätserdab, pildistab, riiksutab klaverit ja nii edasi. Mida tolliametid hakkaksid tegema, kui nad ei saaks võtta tollipaksu? No, nad jääksid vaesemaks, eks ole. Kõikvõimalikud kunstimaterjalide tootjad, kõikvõimalikud happevabad paspartuud, raamid, klaasid, transpordikastid jälle kukuks ära. Sellised mittevajalikud rumalad struktuurid, mis enam ammu ei funka, nagu kunstnike liit näiteks, mis peaks olema tegelikult pensionikassa või ametiühing, mis kunagi oli õudselt tähtis ja edas. Kõik need ametnikud, kõik need sellised pulmavana tüüpi onud ja tädid jääksid, kui päris mitte ilma tööta, siis peaksid vahetama. Reaalne olukord on ka see, et meil on palju kunstnikke ja nad kõik kaovad kuhugi väga ruttu ära, sellepärast, et ühiskonna poolt puudub reaalne selline toetav hoiak. Sellest ma räägin hiljem, miks see nii selles ühiskonnas võib olla. No näiteks toome näite kultuurileht Sirp, mida vist keegi enam ei loe. Lapsed vaatasid seda, ütlesid mustvalge ja koomikseid ka ei ole. Nüüd on värviline. No siis nad siis ei ole. Ei ole. Kunstis kirjutaja, loengupidaja, nagu see siin näiteks, see on amet. Selle ameti eest saab palka, aga teoste tegemisest ka üks palka ei saa. See ole natuke paradoksaalne. Ja rääkimata Eesti galeriidest, kui te teete näituse mõne, ma ei tea, mitte riiklikus galeriis,
siis te peate maksma üüri ja maksma veel protsenti, kui te midagi maha müüte. Andke andeks, kui ma pean maksma üüri, siis ma elan seal tükk aega ja kogu mu elu saab olema akna peal niisugune korralik show, mitte ma ei pane siin mingit pilte enam üles. Loll ei ole. Nii, sellest me juba rääkisime ette rutates, mis me ratsionaalsuse all mõtleme ilma suurema süvenemiseta. On meil tegemist siis otstarbekuse printsiibiga, jällegi pärit suuresti renessansi perioodist. Mõtlen järelikult olen olemas, kahelda tuleb kõiges, ainus milles ei tule kahelda on kahtlemine ise ja nii edasi. Kartesiaanlikud asjad. Süsteemsus, struktuursus, korduvus ja rakendatavus. Võt praegu on ka periood, kus Euroopa Liidu jõujoontes püütakse kõike hästi tugevalt ja kohati hästi kohmakalt ja koomiliselt ratsionaliseerida. Kus see ratsionaalne mõtlemine kunsti sai? Iseenesest ma seostaksin seda vastupanu või sellise kontrakultuuriga. Kontrakultuur väga tihti, alates Dadast näiteks 20. sajandi alguses, tegeleb küll lõhkumise ja huumori ja vastuoleku ja anarhia ja kõigi sellise propageerimisega, aga ta teeb seda täiesti ratsionaalselt. No mõelge ise, dadaistide idee lõhkuda ära keel, et katkestada väikekodanuse iseenese taastootmine on täiesti ratsionaalne, lingvistiline lausa püstitus. Okay. Kindlasti kontseptuaalne kunst 6-70 aastatel on üks suuremaid pööranguid üldse, kus kunst muutub kunstiteooriaks ja kunstiajalooks ja kõigeks muuks selliseks otsa. Ja asjad, mida me tunneme kui postmodernsed kunstistrateegiad, sealhulgas fotograafia on üks suuremaid ratsionaliseeringuid kunstis. Senine käsitööpõhine joonistamine, looduse järgi joonistamine summeeriti ühte tehnilisse vahendisse, milleks on lääts ja mis tegi seda igal juhul paremini, kui ükski väga hea joonistaja seda oleks suutnud. Terve nähtus kontseptuaalne kunst, mis ei ole siiamaani ära kadunud, mis lainetab siia ja sinna, põhineb tegelikult analüütilisel filosoofial. Tunnistadeski algusest peale niisuguse kategooria esteetiline mõttetuks, kuna seda on võimatu põhjendada, argumenteerida ja analüüsida. Metafüüsika vastane hoiak ilmselgesti. Siin on üks selliseid teoseid, mis võtab kokku ilu mõiste. Ehk ilu oli kunstis pikka aega, kogu modernsuse perioodi eelse aja veel ja nii edasi, sajandeid keskne mõiste kunstis. Hiljem saadi aru, et selleks võib olla ka inetus täiesti vabalt, et nad on mingi ühe medali kaks külge ja kõike muud sinna juurde. Milleks kõiki ilu avaldumisvorme näidata, kui ma võtan selle kokku sõnastuses, puhas ilu. Ja nüüd kujutage endale ette kõiki neid nähtuseid või üksikjuhtumeid. Ratsionaalne liigutus loomulikult. Kusjuures see on veel paroodiliselt maalitud akrüülvärvidega lõuendile mingitel salapärastel põhjustel, et säilitada kontakti. Kogu niisugune nähtus nagu metakunst, ehk kunst, mis tegeleb varasema kunsti ümbermõtestamisega. See on muusikas eriti tugevalt esindatud remixide, coverite, igasuguste muude niisuguste asjade näol. Või kui teil on tuttav niisugune lähimineviku muusik nagu Frank Zappa näiteks, kes ratsutab läbi igasuguste stiilide mängleva kergusega, kombineerib neid kokku nagu malendeid täiesti ilma igasuguse piinata. Siin on üks töö, mis põhineb osundamisele või osundamise aktile, ehk siis kasutusel on võetud pühapäeva maalijate tööd ja lisatud on see näpp. See on selle maalija töö. Ehk siis kasutatud on võõrast maali ja sellel on tehtud üks väike lisand juurde. Nii, tulemuste juurest pöördumine protsesside poole, ehk siis teos ei ole valmis ega fikseeritud, vaid ta muutub kogu aeg. Võib olla kas mingi looduslik protsess või inimloodud protsess. Eriti selline irooniline suvaliste nähtuste, protsesside, toimingute, situatsioonide artifitseerimine. John Baldessari oli üks selliseid vaimukamaid kunstnikke, ta on siiamaani elus ja tegutseb veel, California või Ameerika lääneranniku kunstnik, kes õppis maali nagu enamus kunstnikke üldse omal ajal õppis ja kes ühena enamusest maalist ära tüdines ühel hetkel. Sai kõrini lihtsalt sellest karude ja ma ei tea, mis asjade paalimisest. Ja tema õppejõud ütles talle ka, et teate, teil ei ole ikkagi kätt päriselt, te peaksite mingi muu valdkonna endale valima. Ja siis ta kirjutas, ma ei mäleta mitu korda, aga seda oli väga-väga palju. Kas 5000 või 8000 korda, et ma ei tee enam igavat kunsti. Ja ta tegi seda galeriis.
kui näitus algas, siis ta alustas kirjutamist ja ta oli iga päev seal koos assistentidega ja kõik nad kirjutasid, ma ei tee enam igavat kunsti rohkem. Sellest on olemas ka audioversioon, kus ta vastupidi näitab, kuidas ta kunsti teeb. Nii, mis see on? See on kunstiteos, mille pealkiri on Kunsti ajalugu. Väga õpetlik tekst, ma ei tea, kas te näete seda läbi lugeda, aga hästi lühidalt kokkuvõttes tegemist on ühe noore kunstnikuga, kes unistas karjäärist, kes läks siis loomulikult New Yorki ja nii edasi. Ja suri ära lõpuks. Ja he took his slides around the galleries a second time. Oh, the gallery director said this time, finally you are historical. Surnud kunstnik on ajalooline kunstnik on kohe väärtuslikum. Ja moraal, historical mispronounced sounds like hysterical. Ehk siis ajalooline, kui seda valesti hääldada, kõlab nagu hüsteeriline. Nii, veel üks pöördeline töö. Kui tavaliselt kunstis arvati pikkemat aega, et on olemas kaheastmeline maailm, objektid ja nende kujutised. Ja kunstnik teeb objektist kujutise vastavalt oma siis tõekpidamistele ja oskustele ja stiilile, siis see töö 1 ja 3 tooli veenis kõiki teises asjas, et on olemas jah, füüsilised objektid, nende kujutised, aga me kasutame kogu aeg mõisteid nende tõlgendamiseks ja nendega manipuleerimiseks ja opereerimiseks. Selle töö saatus muuseumi kultuuris oli hämmastavalt lõbus. Ma ei mäleta, kas see oli MoMA New Yorgis ehk Moodsa kunstimuuseum või mõni teine, aga muuseumi tädid ja onud mõtlesid, mis osakonda me selle töö paneme. Nad ostsid selle ära, said aru, et see on pöördeline töö. Selleks, et nüüd seda tööd ära panna, muuseumil oli olemas kultuuriosakond, graafika osakond ja raamatukogu. Nii, ja seda tööd ei osatudki tervikuna panna ühtegi osakonda, vaid tool pandi siis kultuuriosakonda, foto pandi graafikaosakond ja tekst läks raamatu kokku. Et siis teost suudeti konserveerida, säilitada selle hinnaga, et ta lõhuti 3 tükiks. Selline rühmitus Inglismaal on veel seotud kontseptuaalse kunstiga Art and Language, rühmituse nimi, ja ka vastav väljaanne, kus põhimõtteliselt ilmusid filosoofilised, mitte mingisugust esteetikat vaagivad kirjutised ja mis on üks igavene intellektuaalne lugemine. Nüüd vaatamegi natuke rohkem pilte. Ennem sai öeldud, et igasuguste protsesside artifitseerimine. Siin on nüüd üks John Hilliardi briti kunstniku töö surmapõhjus, kus üks sama nii-öelda laip, kes on ta enda sõber, lamab riidega kaetuna tänaval ja kus ta fotoaparaadi pööramise ja kadreerimise teel annab igal juhul teistsuguse konteksti piltidele. See pilt on siin siis alla kukkunud kuskilt või auto alla jäänud. Kaamerat on keeratud, nähtaval ilmub mingi veekogu serv. See sama asi on uppunud. Tuli, see on burned ehk põlenud ja see on alla kukkunud. Lihtsalt niimoodi tehes. Nii, suvaliste protsesside artifitseerimine. Katse visata õhku 4 palli selleks, et saada ideaalset ruudukujulist kujundit. Katse pikkus, ma ei mäleta, kas 3 päeva või 4 päeva või mis iganes. Suvaliste protsesside. Pange tähele, ühelt poolt ratsionaalsus ja teiselt poolt selle ratsionaalsuse viimine niisugusele tasemele, et see muutub iseenda vastandiks teatud mõttes. Selline intermeediumi paroodiline mõõde on selles asjas sees. Katse puhuda suitsu niimoodi välja, et see välja puhutav suitsupilv sarnaneks pilvega värvifotol. Me oleme praegu tervisekohvikus, siin me seda katset ilmselt teha ei tohiks. Kujutage ette, see meenutab nagu mõningaid multifilme, kus terve pakk suitsedes tõmmatakse ära selleks, et midagi saavutada. Erakordselt tervist kahjustab. Nii. Vaatlus sellest, mida me kunstiks peame, tuues välja siis sellised lapsepõlvest kiiksuga, kas kunstiõpetajate poolt pähe tuubitud või mis iganes asjad. Mees vaatab oma autoarmaturlaual pliiatsit, see on nüri, talle käib see närvidele, see kole ja nüri pliiats vasakul. Ta teritab selle pliiatsi korralikult ära ja siis tal on selge tunne, et sellel pliiatsil on nüüd kunstiga midagi tegema. Korralik pliiats, millega saab peeniksi joonida. Võib-olla näide sellest, kuidas ei pruugigi midagi teha, sest me arvame, et kunstiobjekti loomine peab olema õudselt higi ja vaevaga seotud ja punumise, kudumise, kivi toksimise, ma ei tea, valguse sättimise ja modelleerimisega ja nii edasi. Ei,
kunst ei ole mitte objektide loomine, vaid kunst on tähenduste loomine. Tähendusi ei pea looma materiaalsel viisil, võib luua seda igat moodi. Failidele põhinev kunst on selle parimaks näiteks. Topeltmäng, kus siis varasem arusaam kunstis haaratakse uude süsteemi. Ehk siis, ma ei tea, palju teist on näinud, aga maailmas on üsna palju kohti, mida nimetatakse siis selliseks photo opportunity'ks või kus on silt väljas, et see on parim koht vaatega sellele mäele, tehke oma foto siit. Ja ärge arvake, et inimesed selle üle naeravad, nad teevadki. Eriti valemad inimesed lähevadki siit, oi, siit on tõesti tore. Ja nii, vastus küsimusele, mis on näitus niisuguses naljakas vormis, mille nimi ongi siis fotonäitus, kus üks ja sama 20 pilti või mis iganes nööri peal rittatõmmatuna on paigutatud kohatutesse kontekstidesse või ümbrusesse, näidates, kuidas näitus sõltub just nimelt sellest ümbrusest, mis seal ümber on. See on näiteks fotonäitus loomadele. Ja tõepoolest, miks ka mitte, eks ole, mis inimesed istuvad oma valgetes galeriides ja ülitavad piltidesse, loovad ka vaatavad. Üks näitus oli tal tehtud kaladele, ma mäletan, kus pildid olid pandud siis allapidi, et kalad altpoolt näeksid, vedurijuhtidele, relside vahel, et töölt lahkuvate, sõites näiteks Tartust Tallinnasse, saab vaadata ka käigu pealt näitus ära. Siis oli tulnukatele üks näitus katusel, õllejoodikutele oli kuskil õlleka taga ja ma ei mäleta, neid oli veel ja veel ja veel. Üks naljakas kui teine, üks õudse kui teine. Kui me selle valdkonna kokku võtame, kus toimus suurim pööre just nimelt metafüüsikast ratsionaalsuse suunas, siis me võime öelda, et kontseptuaalne kunst on kunstipiiride sees toimuv ümberdefineerimine. Teose, autori, elamuse ja kunstiteose eesmärgi ja funktsioonide ümberdefineerimine. Samuti on ta kunsti ja kriitika, kunsti ja ajaloo piiride segamini minek. Mitte ükski artist enne seda seltskonda ei oleks tulnud selle peale, et luua teos, mille nimi on kunsti ajalugu. See jäeti ikka kunsti ajaloolaste otsustada ja süstematiseerida ja hinnata ja nii edasi, nii edasi. Protsesside fikseerimine, loendamine, kalibreerimine ja tegelikult koht, kus te leiate väga hea sellise strukturalistliku sebiootika väljanaermise on ka siin. Kõige parem on niisugused pirukad, kus otsitakse kõige väiksemaid tähenduslikke ühikuid alati, eks ole. Koloreeme ja grafeeme ja eriti pildi puhul on see ikka väga naljakas. Kaasaegses kunstis me peame igal juhul arvestama sellega, et teosed kipuvad olema mitmekordselt artikuleeritud. See, mis me siin näeme, on mingisugune selline, no kuidas neid inimesi nimetavad, naturalistideks, kes käivad looduses, sest loodus on tore käia ja loodus on meie juured ja linnud laulavad. Kogu see niisugune saksa retoorika kuskilt 19. sajandi naturalismuse juurest. Aga samas on nende inimeste poosid kuidagi natuke liiga ilmekad. See ei ole ei fitness treening ega ükski teadolev ega tuntud selline iluvõimlemise alaliik, vaid siin on midagi kurikavalat, võin ma teile öelda. Jalutamise kunsttöö nimena ei ole ka mitte paha, vastupidi. Ja siit tulevad siis ka välja võtted. Näete, see niisugune meditatiivne olek on kuidagi natuke üle võlli keeratud. Nii romantilisi nägusid, no ma ei ole küll ammu näinud kuskil. Nii selliseid kosmilisi klaasistunud silmadega või tahaks küsida, are you okay, sir? Kiiksuga teemade käsitlemine ehk siis paroodia ja iroonia on kogu aeg kohal ja paroodia ja iroonia on väga ratsionaalsed asjad. Truismide välja naermine, mis võiks olla maalikunstis truism? Silmad on hingepeegel. Kus nad siis on, kui inimene istub öö otsa arvuti taga, mida nad peegeldavad siis? Üks väga naljakas juhtum siin samas veinipoes. Üks noormees, kes oli IT niisugune fänn, istus öö otsa arvutis, silmad olid punased, läks pudelit veini ostma, müüja vaatab talle otsa kahtlustavalt, ütleb, kuulge noormees, teie mõõt on tänaseks täis, järgmine palun. Kuidas on silmad hingepeegel sellisel juhul, öelge mulle, see ei arvesta praegust töö iseloogu isegi mitte. Mõjud ja tagajärjed, ehk siis kui toimub pööre, siis pärast seda pööret peab olema midagi muutunud, et me pööret saaks pöördeks pidada. Kuigi praegu enam kontseptuaalsest kunstist eraldi ei räägita, siis päris kindlasti selline süütu maalikunsti vaatamine, et oi kui ilus loodusvaade,
on teatud kahtluse all. See on liiga simplisti või liiga niisugune lihtsakoeline ja keegi ei usu seda enam väga. Seda me näeme kalendrites, me näeme seda plakatit, me näeme seda internetis, kõik kohad on täis kilekottideni välja. Mona Lisat, kilekotid on lihtsalt täis. Midagi ei ole teha, see avaldab teatud mõju. Nagu te teate, siis Mona Lisa puhul on hoopis teised kaasaegsed probleemid küsimuse alla seatud. Kas ta tegelikult oli mees? Mingisugune selline seksuaalselt ja nii edasi, nii edasi. Kas ta oli kunstniku sõber, mida nad koos tegid kõik, ja nii edasi, nii edasi. Ja pärast kontseptuaalset kunsti tekkis terve rida kaasaegse kunsti suundumusi, ma ei ütle enam voolusid, mis oleks muidu olnud võimalikud. Nendest mõned olulised. Kunstiajalugusid tavaliselt kirjutatakse lahus massimeedia kogemusest ehk siis teistest visuaale tootvatest valdkondadeks. Televisioon, reklaam, internet ja edasi. Tegelikult me ei saa juba mõnda aega kunstiajalugu niimoodi kirjutada, kuna need mõjutused on ilmselged. Üks esimestest sellistest mõjutustest tugevatest oli kunst, mis kandis nime meediareflektiivne kunst. Kunst, mille objektiks ei olnud enam füüsikalise maailma nähtused, nagu maastiku maali puhul, vaid varem valmis toodetud pildid, kuvandid, screeningud, flyerid ja edasi. Ühesõnaga tekkis niisugune kunst, mis hakkas kasutama reklaami atribuutikat, sealhulgas neid hiigelsuuri tänava, keskkonnas ja mujal, mis nägid väga sarnased välja reklaamiplakatitega. Aga samas, mis kasutades ära seda hunt-lambanahas süsteemi, tegelikult õõnestasid reklaami tööstust. Tekstid, mis seda probleemi võiksid taustata, on siin ja need ei ole väga suur saladus. Mis veel on soodustanud kunsti ratsionaliseerimist pärast modernset kunsti, on see, mida me tunneme infoühiskonna nime all. Ehk siis, kui me ei suuda artikuleerida seda, mida me teeme, me jätame selle niisuguseks lõdvaks ja metafüüsiliseks, siis vaevalt selle vastu keegi oskab huvi tunda üldse. Tähelepanu on teistmoodi välja timmitud juba. Siin on keelteteemaline üks selline käterätikute installatsioon. Soomes elab briti kunstnik Andy Best. Need on kõik sõimusõnad erinevates keeltes. Billboardide kasutamine kunstiteoste eksponeerimiseks. Jah, näeb reklaami moodi välja, kõik võtted on reklaamivõtted, aga sõnum andke andeks, mida sellega reklaamitakse? Midagi väga kahtlast. Hakati kasutama suuri formaate, saadi aru, et galeriides käib ikka liiga vähe inimesi, see mõju on liiga väike. Iseenesest mõju oli vaja laiendada, selle tõttu ka avalik ruum. Mis on praeguseks lõdvestanud sellise tänavakunsti tüüpi ettevõtmistega, millel ei ole enam väga suurt pinget, see on kõik niisugune lahe, aga mitte terav. Üks tuntumaid kunstnikke siis selles valdkonnas, Barbara Kruger, siiamaani mõnevõrra tegutsev, kes on siis hästi tuntud just nimelt reklaami sarnase või reklaami reflektiivse kunsti. Nii. Ja terve reklaamitööstus erinevalt kunstiharidusest huvitaval kombel teostab oma õpetust ikkagi väga ratsionaalselt, väga läbimõeldult, väga struktuurselt ja midagi oleks sealt ehk isegi üle võtta. Ehk siis kuidas artikuleerimine käib, kuidas saavutada ikkagi sellist sõnumit, nagu kunstnik seda on tahtnud või tegija ja mitte muutuda metafüüsiliseks. Nende meetodite hulka kuuluvad hästi kergelt üle lipates kordamine, suunatus huvigruppidele, tõeosaline representatsioon või esitlus, mis siis võimaldab tegelikult genereerida peibutusinformatsiooni, mitteadekvaatset informatsiooni ja loomulikult visuaalse grammatika, kui nii võib öelda, erimärgisüsteemide kasutamist. Mida niisugune plakat võiks tähendada? Loomulikult on see suunatud tootjatele või tootjate vastu isegi, sellepärast, et me teame kõik, et inimesed ajavad taga mingisugust ideaalset keha, eks ole, haigestudes selle juures kõikvõimalikesse anoreksiatesse ja ma ei tea, mis haigustesse veel. Ainult, et olla niisugune hollywoodilik, niisugune hambad valged ja pilk selge ja selline univormlik tüüp. Inimese keha jaoks toodavad neid tootjad, kes toodavad igasuguseid lögasid ja želeesid ja vedelikke on mustmiljon.
meeletu kasu. Järelikult on kasulik sugereerida, et vaat ainult selline keha on ideaalne. Siit sellest valdkonnast saadik hakkas kunst tegelema ühiskonna probleemidega uurimisega umbes nii, nagu filmikunst on seda kogu aeg teinud. Filmikunsti populaarsuse taga on just see, et nad ei ole irdunud, eraldunud muust, vaid nad tegelevad meile tuttavate probleemidega. Kujutava kunsti häda on enamasti selles, et ma olen õudselt egotsentriline ja kõik teised peavad seda mõistma. Mulle tuli pähe, aga ma olen nii tähtis, et te peate seda hoobilt mõistma. Vaevalt. Nii, milliseid sotsiaalseid probleeme? Muide, fotograafia ja sotsioloogia on täpselt ühe vanused asjad huvitaval kombel. Ja ühiskonna uurimine piltide kaudu sai alguse just kaamera kasutuselevõtuga. Näiteks konsumeristlik ühiskond, kus ostmine on nagu cogito ergo sum, nüüd võiks öelda ostan järelikult on olemas. Ja kus siis niisugune Briti väga huvitav Magnumi reporter tüüpi fotograaf Martin Parr on lausa teinud ühe terve projekti, mitu. Kõige varasem neist kandis nime The Cost of Living, elu maksumus, kus ta näitab siis hasarti, kiindumust, ostmistegevusse ja kus ei olnud tal kunagi ühtegi probleemi, et ärge pildistage. Inimestel oli kama kaks, kas keegi kaameraga on, peas, et saaks $5 eest lipsu kätte. Ma olen ise näinud väga soliidseid saksa vanemaid daame peapidi Texaste konteinerites niimoodi 5 margaseid asju välja tõmbamas. Absoluutselt tehke, mis tahate. Filmige, pildistage. Ei huvita. Oluline muutus. Oluline. Turismibisnis. Absurdne koht, eks ole, kus kõik käivad niisugustes emblematilistes kohtades. Pildistavad Eiffeli torni, Vassili Blažene kirikut Moskvas, Punasel väljakul, Vabadussabast ja nii. Tuhanded inimesed. Selline antiikne huvi asjade vastu. Vaadake, milline kiindumus. No, näidake mulle inimene kinoseansil või ooperis, kes niisuguse innustusega kaasa elab millelegi. Ära süüa need kullast asjad, hind on tähtis ja kõik see, mis peast läbi käib. Inglise kõrgklasside kombed ja väärtussüsteemid. Karen Norri töödes, kes ise kuulub sellesse klassi. Pealt näha väga konservatiivselt, aga kui te vaatate allkirju, siis tekib väga huvitaid pingevälju siia vahele. Muuseum koos vaatajaga. Ehk siis tarbimisaktis. Ideaalsed suhted erinevate sugupoolte vahel, mõnede arvates. Ja tegelikult teoste siis levik tavalises elukeskkonnas, reprode, plakatite, kõikvõimalike surrogaatide näol. Nii, otseselt poliitiline kunst jällegi rohkem võib-olla tuntud muusika kaudu, sest poliitilisi muusikuid on hästi palju enamasti. Mis see viimane oli, see tüdrukute bänd, kes Putinile ei meeldinud, eks ole, Moskvasse? Pussy Riot, jah? Mõelge nüüd, eks ole, kui nõrk valitseja, kes peab tüdrukud selle eest, nad ütlevad, et te olete loll vangi panema. No, vastupidi, see propageerib ju. Kuidas sellest aru ei saa? Huvitav, kui öelda, et Savisaar on loll, mis siis juhtub? Mitte midagi juhtub. Lastakse maha kuskil järgmise tänava nurga peal. Selle töö autor on Hans Haake, saksa kunstnik, kes oli niivõrd antigermanistlik, et ta pidi Saksamaalt lahkuma. Ta kaevas üles niisugust materjali, niisugust informatsiooni, et ta lihtsalt ei olnud võimalik seal enam olla. No teate ise, sakslaste huumor veel lihtsalt juba. Ilmselt üsna raskepärane, nii nagu rootslaste oma vist veel hullem. Nii. Kes see Helmsboro või Helms on? Jesse Helms oli kristlik demokraat poliitilistelt vaadetelt. Üks senaatoritest, kes nõudis kultuurkapitali sarnaselt fondilt, et teatud väga uljakate tööde toetamine sellest fondist peaks olema keelatud. Ja need tööd pidid siis, ei tohtinud olla religiooni mõnitavad, poliitikat mõnitavad, ma olen selle ees, ja nii edasi. Ja siis vastutasuks sai ta sellise teose, Helmsboro Country, kus tema enda portree on seal peal, inimõiguste dokumendid on keeratud sigaretideks ja see on kõik hästi suur niisugune galeriis. Nii, kui te küsite majandusinimestelt, mida nemad kunstilt ootavad, siis väga tihti
on kunst just nimelt selline majanduse lubrikaator. Hiljuti oli hämmastav juhtum, et ameeriklased tormasid kõik üksteise järgi Kõrgõzstani mingitel sõnapärastel põhjustel. Ma ei tea, milliseid maavarasid seal täpselt on, kas te oskate mulle öelda? See peab olema ilmselt gaasi või naftat. Lubrikaator on määrdeaine. Libesti. Teatavate kummiste asjade peal on see ka kirjas. Nii, ja siin on siis kogutud tsitaadid Rockefelleri ja teiste suurte ärimeeste arvamustest, mis kunst on. Ja korrutatud on plaatidele. Ehk siis, väga tihti kunst poliitilises kasutuses on selline eelvägi. Kuidas minna näiteks Kõrgõzstani? Kõigepealt lähevad sinna kindlasti kunstnikud, pakutakse välja näitusi, ja siis selle varjus aetakse väga tihti globaalpoliitilisi asju. Selline kate. Või just nimelt määr. Nagu näiteks mingisugusel ajalooperioodil, ma arvan, et see oli 80. aastate alguses, hakkas bensiini- ja naftafirma Mobile erilise innuga näitama New Yorgi parimates muuseumites ja galeriides just nimelt Nigeeria kunsti. No iseenesest tore, eks ole? Why not? Meilgi võiks näidata Nigeeria kunsti, ometi mina. Nüüd Haket kui kunstniku huvitas kohe, miks näidatakse just Nigeeria kunsti, aga miks mitte elevandi luuranniku oma? Kas te teate, mis Nigeerias leidub? Nafta. Õige. Töö ise, Metropolitan, koosneb siis 2 sõnast. Metropolitan museum on üks suuremaid New Yorgi muuseume, selline vanema kunstimuuseum, maailma kunstimuuseum. Ja Mobiltan tuleb siis, see Mobile on siia peidetud kokku panduna. Teos koosneb karniisist, täpselt nii nagu sellel hoonel Metropolitan museumil see on, siis bänneritest või kuidas ne iganes kutsume neid, loosungeid, plakatist ja mingist naljakast mustvalgest fotost seal taga. Ehk siis see naftasõda tegelikult nüüd on need komponentideks võetud. Siin on see muuseumi vaade, siin on bännerid ja siin on nüüd see foto, kus selle naftasõja tagajärjel väga paljud inimesed said surma. Läks madinaks, relvastatud kokkupõrkeks sõna otseses mõttes. Meile lähedal seisev riik Rootsi, Martin Sjöbergi töö Export-import näitab meile, mida Rootsi sisse toob ja mida välja viib sõna otseses mõttes, nii nagu pealkiri seda ka parasega ütleb. Ja selle mööblifirma te tunnete kindlasti paugu pealt ära, eks ju? See on IKEA muidugi. See on eksport. IKEA-d on terve maailm täis. See on tõsi. Mida Rootsi veel ekspordib, me ei saa siin praegu esitada, oli muusika, see oli ABBA loomulikult. Õieti selline coverbänd nagu Björn Regen tegi seda järgi, et seda asja veelgi nagu natuke pilamamaks teha. Ja siin on import. Import on need samad mööblitükid teiselt poolt nähtuna, kus me teame, et Rootsi küll võtab vastu suhteliselt palju immigrante, aga ega nende suhtes käitutakse võrdlemisi toorelt. Siin on Rootsi skinheadid peksavad ühte araabia immigranti tänaval. Ja ABBA muusika mängib ilusti Money või midagi taolist. Kunsti ja majanduse suhetest rääkis, sest majandus peaks olema üks kõige ratsionaalsemaid eluvaldkondi, kõige alus ja marksistlikult öeldes pinnas või baas. Ja naljakas on see, et väga vähe kunstiteoseid kujutab majandusproblemaatikat või stseene. Enamus kunstist millegi pärast kujutab varimajandust. Alates Ristiisa nimelistest filmidest, lõpetades igasuguste poliitiliste töödega. Geograafia on sama, mis sõda või geograafia võrdub sõda. Alfredo Jaar, Chili kunstnik, kes elab Ameerikas, eksponeerib siis niisugusi portreesid alaealistest Aafrika lastest, kes on kaasatud naftatööstusesse illegaalselt ja teeb seda mitte tavalises raabistuses, vaid just nendest 200 liitristes tünnides või barrelites. Ja nad on siis installeeritud siia tünnide sisse. Tünne on palju, valgus on tugev ja ere. See on kile. See on kile nagu transparent, nagu film, suur film ja läbipaistev. Teine töö, balansist väljas, tegeleb alaealiste kullakaevajatega. Balansist väljas tähendab siin korraga siis muidugi mitut asja. Kõigepealt geomeetrilises mõttes on see pildistatav surutud pildi nurka, ülejäänud on tühi ja tegelikult ka siis sotsiaalses mõttes on tegemist balansist väljasolekuga täpselt samamoodi. Siin veel üks selline variant sellest samast teosest.
ta on selline projektsioon või õieti hästi välja valgustatud pilt, valusalt välja valgustatud pimedas trammidepoos. Nägin ma seda originaalis. Nii hele, et hakkab silmadel valus täiesti, füüsiline valu tuleb peale. Nii, väljanägemiselt midagi antiartistlikumalt vist annab välja mõelda. See on Hans Haake kuulus teos, mis on ära keelatud veel, praegu üldse vähe keelatakse asju, eks ole. Kõik me oleme näinud palja ülakehaga ringi jooksvaid kunstnikke, kõik igast labasusi, japsi. Selle töö nimi oli Šapolski kinnisvaratehingud, mis siis käsitles või toetas ühe kinnisvara spekulandi tehingutele New Yorgis, Harlemis põhiliselt, ehk siis vaeste linnajaos, põhiliselt mustanahaliste linnajaos. Ja mis siis nagu kinnisvarafotod ikka näitab meile erinevaid elupaiku, mida ostetakse, mida müüakse ja ostetakse. Siin on nimekiri inimestest, kes müüvad ja siin on nimekiri inimestest, kes ostavad. Kõik info on täiesti dokumentaalne, dokumentidest võetud. Ja ärakeelamise põhjuseks Guggenheimi muuseumis 80. aastatel, seal lõpus, oli see, et vaadake, kunsti asi ei ole tegeleda raamatupidamisega, te süüdistate siin väga konkreetset inimest, see ei ole üldse kunsti probleem. Oleksite seda kuidagi üldistanud, et spekuleeritakse, tehakse liiga, võetakse liiga kasu, siis me oleksime seda teost näidanud, aga nüüd bye-bye. Natuke aega hiljem oli see töö, kui selline legendaarne menutöö väljas, kas oli dokumental. See on maailma selline uuema kunsti kindlasti juhtiv näitus siiani välja. Vaat niimoodi asjad muutuvad. Potsdamer Platz või Potsdami väljak Berliinis, kui võeti maha sein ja veel ei olnud ehitatud seal, mis seal oli, Sony ja Mercedes ehitasid kohe sinna oma suured kontorid. Siin on need vahitornid veel alles ja selle kaudu teades, et sinna tuleb Mercedese kontori ja nii edasi, on siis võetud ka tsitaat Bereit sainist alles, valvelolek on kõik, mis on siis kellegi Mercedese tegelase poolt välja mõeldud. Nii, poliitiline huumor on alati hästi tark ja hästi ratsionaalne tegelikult. Ukraina kunstnikult rahvusvaheliselt väga tuntud Boris Mihhailovilt, kui ma oleksin sakslane. Ehk siis ta on Harkovist pärit tegelane ja ta otsustas, et ta mängib sakslast korra, et mis ta siis teeks, laseb korra fantaasiast läbi. Kui ma oleksin sakslane. Selle pildi allkirja ma kahjuks ei mäleta. Igatahes selle pildi allkirja oli, kui ma oleksin sakslane, siis ma sõidutaksin tüdrukuid mootorrattaga. Nagu te näete, mootorratast ei ole. On lihtsalt üks puutüvi ja selline kiibitsemine. Ja see on hästi tore. Kui ma oleksin sakslane, siis mul tõuseks Wagneri peale. Istub selline tegelane see klaveri peale. Meie enda mõned ajalookihistused siia Leedust seekord, ehk siis kunst, mis tegeleb niisuguste 40 aastate tagajärgedega õieti sündmustega, antud juhul siis Siberi asumine või asumisele saatmine. Tegemist oli mitte kunstniku, vaid inseneriga, selle tõttu ka sellel tööl ei ole sellist perspektiivi tunnetust üldse olemas, ta on selline aktsionomeetriline, eks ole, nagu joonised või joonestused. Naivistlik, sõna otseses mõttes dušijoonistus Leena jõest, kus siis inimesed pidid parvetama palke ja nii. Ja algab see lugu siis peale niisuguse küüditumisvaguniga, mälu järgi joonistatud siis, võimalikult täpselt, võimalikult nii palju, kui ilmekalt midagi tuleb. Inimeste kamandamine vagunitesse. Palgitöö või siis ehitustöö õieti, kus ehitatakse ise endale barakke, hästi külmas rajoonis ja Jakuutias. Ja mis esteetilisi tundeid me siin ikka väga tunneme, eks ole? Ilus, ülev, ei ole, harmooniline, mitte kuidagi. Mõned fotod samast asjast Eestis, salaja tehtud loomulikult. Me saame siit uut informatsiooni, vaadake, poliitiline kunst on ainult siis tõsiselt võetavalt poliitiline, kui ta annab meile uut infot, mitte ei korruta juba seda, mida me teame. Sellist poliitilist poosetamist esineb muidugi palju rohkem, aga me ei saa seda väga tõsiselt võtta. Nii, ja mis puutub nüüd fotograafilisse meediumisse, siis tema suhted ajalooga on erakordselt hästi tuntud ja tugevad, kahtlemata. Ühelt poolt
ajalooline teadmine koosneb mitte ainult tekstidest, mitte ainult manifestidest ega revolutsiooni kirjeldustest, vaid just nimelt fotodest väga tihti. Väga erinev asi, kui me loeme midagi või me vaatame midagi, need kaks asja ei ole lõpuni tõlgitavad üksteisest. Surmaga seotud meediumiks on seda peetud veel, lausa on võetud kasutusele mõistet anatograafia, muumia balsameerimisega seotud tegevuseks, sest et ka muumiate puhul välise ilme säilitamine pidi vähemalt sümboolselt seda isikut, seda Vaarot või Leninit või keda iganes, hoidma nii-öelda masside teadvuses. See, et kui ta väliselt säilib, koid ei söö teda ära, ussikesed ei pure. No ütleme, see on natukene romantilisem töö, mis siis kutsub esile teatavaid seoseid arhiivi köidikutega, kuidas hoitakse mingisuguseid dokumente. Või see. Siin on üks enda naljakas töö elavskulptuur, järelmonumendid aastast 99, kui Tallinnas Kadriorus võeti maha minu meelest olematu kangelase, väljamõeldud kangelase Nikonovi monument. Ta pole kunagi üldse eksisteerinud, tegelikult väljamõeldud, kus ma siis teen midagi niukest, mida monumendi alusel tavaliselt ei tehta. Ehk siis demonumentaliseerin selle asja, ronin sinna, pildistan üles ronimise ja nii edasi, nii edasi. Selline antimonument teatud mõttes ka. Mängin kehakeelega, mis monumentidel võiks natukene omane olla ja miski mitte. Kuldsed raamid loomulikult sellised odavad ja vastikult antikvaarse väljanägemisega. Ja kuhu ma tegelikult lisasin ajakirjanduses ilmunud tekstid, mis mind ennast kritiseerivad. Ükskõik kui räiged või nõmedad need ei oleks ka olnud. See oli päris vahva, niisugune enesetunne tekkis. Nii, nüüd veel üks selline sotsioloogiline püstitus või projekt. Väga õnnestunud tegelikult ja võiks olla rahvusvaheliselt väga tuntud töö, kui seda keegi viitsiks ringeldada või tuurida või mis iganes. Ehk siis erinevate rollide võtmine ja lavastamine, artikuleerimine pildil pärast. 5 tüdrukut, kes kõik on ehtekunstnikud erialalt, teevad tavaliselt siis sõrbuseid ja prosse ja kõrvarõngaid ja kameesid ja ma ei tunne seda valdkonda nii hästi. Ja kes kehastuvad siis kõigis märgisüsteemides, näiteks koduperenaisteks, suurilma daamideks, rahvatantsijateks ja nii edasi, nii edasi. Kõik viimseni. Näete selle pildi kõigepealt kõik märgisüsteemid, mööbel, keskkond, butafooria või rekvisiidid, vana kell, teatud stiilis mööbel, riietus, soengud, kosmeetika ja nii edasi, nii edasi. Pluss selle pildi selline seepialik toon, mis automaatselt seondub mingisuguse vanaaegse pildiga, arhiivipildiga, vanasti tehtud pildiga. Noh, meile kallis selline trillala kultuur ka natukene siia otsa. Selle raam on lausa selline villane, noh, kuidas seda kutsutakse seda asja, vöö või mis iganes. Selline, ka tõsine. Ja kus siis mängitakse sellist tantsupeoliste salka. Kõige vanema elukutse esindajad, hoopis teine värk, ringikujuline pilt, värviline, vaadake keskkonda, vaadake mööblit, vaadake kehakeelt, kõike muud niisugust siia juurde ja siia nüüd kontrastiks niisugune noored lapsevanemad. Midagi vooruslikumat on raske välja mõelda. Prükkarid. Siin on paar tõsist viga sees. Ma näitasingi mingitele prükkaritele seda pilti kuragi ja nad ütlesid, et kuulge, et kõik muidu on väga hea ja teete meie üle nalja ka, aga vaadake, meie ei käi kunagi karjakaupa, meil on omad territooriumid, et see on minu prügikast ja see on selle teise oma, et niukseid kuradi üldrahvalike kaevamisi leiate poes, näiteks seal samas odavas väljamüügis, aga mitte meie valdkonnas. Meil on tõesti, see on minu prügikast ja see on selle teise oma. Selle peaks ümber tegema. Pruudid. Selline väikekodanlik sinine taust, valge nikerdustega raam, selline rootsilik kuidagi teatud mõttes. Rokkarid.
valgus, välklamp, eks ole, ei mingit sihukest läbitöötatust enam. Occasional, niisugune juhuslik foto karmidest tädidest. Ja nüüd, kui midagi on ratsionaalne, siis seda ratsionaalsust saab alati petta ja see on omaette lõbus ja tore. See on nüüd üks Norra teatrikunstnik ja fotograaf ühes isikus Vibeke Tandberg, kes kirjastas raamatu Living Together. Umbes siis, kui Photoshopi hakati kasutama. Ja kus lähemal vaatamisel te tunnete ära siis just kui alguses kaksikud või no vähemalt õed ja alles pärast saab selgeks, et see on üks paremaid Photoshopi töid, mida üldse on kunagi nähtud. See on üks ja sama inimene, see on tema ise veel takka otsa siia juurde. Sellised täiesti igapäevased kodused miljööd ja stseenid ja kõik muu sinna juurde kuuluv. Teatud selline muuseum ja veel üks naljakas asi, eks ole. Ja valide muuseumites käite, aga mulle lapsepõlvest saadik vastikumaid kohti. Ma mäletan, ma käisin Peterburis Ermitaažis, kas ma olin 3. või 4. klassis ja ma istusin kogemata mingi tsaari tooli peale. 2 gorillat rabasid mind siis maast õhku niimoodi enam-vähem. Kui sa istud nalliks olete läinud. Ühesõnaga niisugune tohutult ebamugav idiootlik koht, kus kõik on palju igasuguseid surnud asju, mis on nummerdatud ja ladinakeelsete siltidega allkirjastatud ja edasi. Mart Viljus on materjalifüüsik tegelikult, doktorikraadiga füüsik Tehnikaülikoolist, kes tegi paar väga naljakat niisugust muuseumi projekti, solkides ära või rikkudes ära siis Koduloo muuseumi Kuressaares, toppides sinna igasuguseid hiirekesi ja Kinder Surprise elukaid. See oli väga-väga populaarne vitriin, kõik lapsed peatusid seal juures, ei taht edasi minna, mingid raudrüüd ei huvitanud neid enam korraga. See on Koduloo muuseum, kus on läbisegi või õieti sisse topitud kaasaegseid asju 30 aastat ekspositsiooni, jämedalt öeldes. Ja küsimus on muidugi veel 3. asjas, mis on, sellel teosel on ka kirjalik lisand, mis küsib, kas 50 aasta pärast keegi suudab vahet teha nendel asjadel, et need on eri aegadest pärit. Klassikaline probleem, eks ole, mis ajast need leiud on pärit, no umbkaudu, selline arheoloogi probleem mõnevõrra või pärast selgub, et ei olnudki, et olidki mingisugused muud asjad. Mina ei tea, tähendab, mis need meie esivanemad olid täpselt, et mida nad nii suurte lusikatega tegid. Suhu see küll ei mahu, see on päris selge. Nii suurt anatoomilist erinevust meil olla ei saa. See on jälle totakas Koduloo muuseum, kus eksponaadiks on lusikas, näete, siht ka veel ütleb, kui me muidu ei usu, eks ole. Ja kuhu on siis pandud kaasaegne selline McDonald's, kus iganes ühekordselt kasutada kontrastiks meie allakäigust. Vahel on niimoodi, et täiesti ratsionaalse lausa faktiivse info teatud kujuline visualiseerimine võib olla naljakas. Ma kunagi nautisin, kui ma lugesin Eesti Entsüklopeediast Kalevipoja definitsiooni. Lugege ka. Või ärge lugege, ma loen teile praegu kohe koha peal ette, see ei ole nali, see on päriselt. Kalevipoeg, peamiselt Ida-Eesti rahvamuistendite hiidvägilane, kes kannab kive või viskab neid vaenlase pihta, võitleb vaenlase vastu ka laudadega, võttes seejuures õpetus siililt, tekitab maapinna vorme ja veekogusid, ehitab linnu ja muud taolist, käib läbi vette, sureb jalgade maha raiumise tõttu. Kui ma seda nägin, siis ma võtsin kohe telefoni, uurisin välja Entsüklopeedia toimetuse telefoninumbrid, helistasin toimetusse ja küsisin, öelge mulle palun, ma tegin hästi niisuguse lahke hääle, et keegi ei kahtlustaks, et mul on õelad plaanid, kes selle sellise väga huvitava teksti Kalevipojast kirjutas. Tädi aistis halba, kes toru vastu võttis ja hakkas vingerdama, ütles, et jah, teate, mitmed inimesed käisid sellest üle. Ja ma näen, et mitmed inimesed, aga kes see nüüd algallika autor on ikkagi või see originaal, algse teksti autor? Ei, võt, jah, eks ta niisugune naljakas tuli, me ise ka siin vaatasime, et vaadake, mis juhtub, kui mütoloogilist teksti hakatakse töötlema faktiivse või sellise leksikoni stiilis toimetamisega. Ahaa. Nüüd, me peame ennast õudselt kultuurseks rahvaks või rahvuseks, eks ole. Kui ma tõlgiksin selle ära inglise, vene, saksa ja edasi keelde, kes seda veel usuks pärast seda? See enam-vähem võrreldab kilplastega. Võttes seejuurest õpetus siililt. Aha.
ma mäletan, kas see oli Lauristin või kellega ma kokku sain ja meil tuli jutuks, et Kalevipoja monument ei kõlba mitte kuhugi, sest siil on puudu. Ja siil tõenäoliselt oli Kalevipoja nõunik sellisel juhul, kui ta võttis õpetust siililt. Selle esimesed nõunikud olid seal peegli peal, peeglike. Ja siis, kus siil on ühesõnaga, ma küsisin. Ja siis ma sain teada, et vist olevadki mingi siil seal haridusministeeriumi hoones sees. Ma ei tea, kas see on tõsi, ma lähen kontrollin järgi. On jah? No siis on okei, siis on pinge maha võetud ja ma olen väga rahul, väga andeka kultuuri puhul palju õnne. Fiktiivne ratsionaalsus jätkumas. Nagu te näete, mingi knihv on ikkagi sees, sellepärast, et ma olen üht ainust täiesti sellist kuiva kirjandusteost näinud, see oli vist Kivisildniku Eesti kirjanike leksikon. Kui te selle kätte saate. See on telefoniraamat sisuliselt. Kõige ebakunstilisem kõigist raamatutest. Mida te viimati lugenud olete telefoniraamat? Seal oli iga kirjaniku kohta midagi väga vastikut ja õelat öeldud ja siis lõppes ikka telefoninumbriga. See ja see kirjanik, vana kommunist, koputaja, telefoninumber 672 271. Jalanumber oli ka veel vahepeal toodud ja edasi. Väike knihv on sees, eks ole. Et see, mida me naudime, on just see sükene väike nihestus. Kõik muu on justkui päris. Selles ajakirja kujunduses te tunnete ära loomulikult, mis asja? Millise kuulsa ajakirja? Siin saabas Raekoja platsil National Geographic loomulikult. Aga pealkiri ei ole enam nii mõnus, eks ole? See on üks suuremaid võrukaelu, keda üldse on nähtud, kes inimesi lollitab, Kataloonia kunstnik Juan Fontcuberta. Guugeldage sisse, tal on väga ilus kodulehekülg. Ma ei jõua kõik, see on pärlit otsa edut. Raamatuna välja antud vene kvaliteediga haisva kollase kriitpaberi peale spetsiaalselt trükitud raamat Sputnik, mis täie tõsidusega 300 leheküljel dokumenteerib ja näitab, kuidas senior Fontcuberta on olnud Nõukogude kosmonaut. Ehk siis see raamat sisaldab sellist, see on sellise kaanega raamat, seal sees on pildid lapsepõlvest, koolieast, lennukoolist, autasustamisest Punasel väljakul, tindiplekini välja. Ja kui selle raamatu lõpetate ja juhuslikult natuke pimedam, siis te näete fosforiga, kuidas seda lehte igales kutsutakse, mis kaare külge käib. Mitte tiiteleht, aga mingi järgmine. Okei, siis seal on fosforiga helendav, kõik see on väljamõeldis. Kuidas see väljamõeldis välja näeb, on absoluutselt lõbus. See on jalutuskäik koeraga avakosmoses. Koeral on koerakujuline skafander seljas ja kõik muu taolised asjad kõik. Jõu ja ilunumbrid. Kosmosest leitud salajased kivimid, mis on olnud arhiivis ja kannavad pitsatit, mida me kahjuks siin ei näe, sest see kõik pleegitab välja. Sekretno ehk siis salajane ametkondlikuks kasutamiseks. Me teame, et kosmosest võiks ju justkui leida mingisugust teistsugused ühendeid, mis on ilma atmosfäärita tekkinud. Veel hullem mokumentalistika projekt käib otse Darwini enda pihta. Fauna, doktor Ameisenhoffeni Fauna. Selline vanaaegsele paberile trükitud raamat, mille põhiväide on see, et Darwini loomaliikide klassifikatsioon ei ole kaugeltki täiuslik, sest ta lihtsalt ei teadnud kõiki loomaliike. Küll aga oli meile seni teadmata tema kõrval eksisteeris ja tegutses üks teine teadlane, kes ka tegeles loomaliikide kirjeldava uurimisega ja selleks oli doktor müstiline Ameisenhoffen. Loomulikult elas ta Saksamaalt põgenenuna Brasiilias, Amazonase metsades, kus teda keegi ei leidnud ja leidis sealt niisuguse loome, et hoia ja keela. Kuidas seda tõestada? Kõigepealt tuleb teha näitus. Täiesti surmtõsine näitus. Igasuguse kilakolaga ja mitte kunstimuuseumis, vaid loodusloomumuseumis. Vaat niisuguses kohas, kus on klaasist vitriinid, kivimid, kõik võimalikud skeletid, mida me kõik oleme tuhandeid kordi näinud. Kuidas veel tõestada? Käsikirjade kaudu, mis on ise tehtud ja spetsiaalselt vanutatud. Niiskes hoitud ja tint laiali läheks. Kolletunud ja osaliselt kustunud tekstiga. Millised need loomad siis on, mida me seni ei teadnud ja Darwin ei teadnud? Sellised loomad, mis on looma ja taime vahepealsed näiteks, nagu see siin. Kui ümberringi on ohtlikke loomi, hunte või kiskjaid, ütleme, eks ole, siis see loomakene või taimloomakene kehastub taimeks on täiesti paigal ja hundil ei ole tema vastu vähimatki huvi. Ta pääseb. Hetk hiljem võtab ta jalad alla ja võidib minema. Lendavad krokodilid. Paljude tiivapaaridega.
meeletult kiiresti poegivad. Vaat mingitel salapärastel põhjustel see evolutsioon katkes. Darwin loomulikult sellest ei teadnud mitte midagi. Aerofandid koguni. Maailma kõige raskem ja paksem ja kohmakam loom lendamas. Õieti ta treenib oma poega, kes on jõudnud sellesse vanusesse, kus ikka lapsi õpetatakse lendama. Linnud teevad seda tavaliselt. Ja nii edasi. Nii. Vist oleme ajagraafikust natuke üle läinud, aga sellest ei ole midagi. Kui teil on midagi küsida, tavaliselt ei ole inimestel midagi küsida, siis küsige. Mina kohe saame küsida. Ootame sisse juhatada, et aitäh teile enda aplausiga ära. Okei. Kas te teate, et siin ei tohi pildistada? Okei. Andke oma kaart siia. Okei. Mõnele kõik rahulikumad küsimusena ootame kõik ära, aga eeldus on sama küsimusena. Ja, et ma tahtsin siis küsida, et kelle otsused on, et vastav või vaadeldav kunstiteos on hea või halb või labane või mõttetu, et alati võin mina või kes meid võib arvata, aga siis oleks teie kes ütleb, et see poiss, paljas poiss, et see täiesti outrageous töö, mõttetu. Siis see läheb siis niisugusesse valdkonda nagu institutsionaalne kunstiteooria, mis väidab, et ei olegi nii-öelda asjal endal seesmist iseeneslikku väärtust, vaid seda annavad autoriteetsed institutsionaalsed tegelased, nagu Peeter Lillard näiteks. Ei, muuseumid, tuntud kunstikriitikud, ajaloolased ja nii edasi. Ühesõnaga, see on veeretatud vastutus täiesti ekspertide suva, isegi võib niimoodi öelda, kontole. Aga miks nende arvamus on parem kui minu oma? Nonii, kui te mõtlete nüüd mõne, ütleme, sellise vana hea kunstiajaloolase peale, võtame näiteks Voltaire Vaga või kõik teavad teda ehk, siis tal on teatud nimi, teatud usaldus, mille ta on saavutanud aja jooksul kirjutades paksi raamatuid. Selle kätt talle viidatakse, et temaga argumenteeritakse oma enda otsuseid ja nii edasi. See on nagu ajaliselt pikk protsess, kuidas üks kahejalgne olend kujuneb tegelikult institutsiooniks, defineerivaks spotiks või punktiks maailmas, kelle arvamus siis loeb rohkem kui tavalise inimese arvamus. Ma ei ütle, et see on hea või halb, ma ei oska selle midagi öelda, aga paistab, et niimoodi ta funkab, jah. Aga et miks inimestel on üsna tihti maailmalist hoiab kaasaegse, selge näiteks valgel lõuandil üks viis. Nagu kõigil on käinud mõte pealt läbi, et mina ju tegin maailma võimeliseks tegema. Nagu selliselt, miks meil on nendest raske aru saada? Miks me ei saa hakkama selliselt kunti vaatamisega? Me räägime siis Eestis siin ja praegu. Ma ei tea, võib-olla noored on rohkem sellised küsimused eruvad. Või kuskil kaugemad inimesed. Ma ei tea, sellised. Meil jäigi tegelikult natuke käsitlemata või vaatamata see üks aspekt välja kuulutatud teemast. See on siis see, et milline staatus või positsioon on kaasaegsel kunstil. Üks väide, mida ma ilmselgesti siiamaani arvan olevat, et kui teadlane olla Eestis on prestiižikas, füüsik näiteks, me teame, et Eestis on tugev füüsika, või geneetika ja mõned valdkonnad veel, mõned teised on kustunud ja alla käinud küll, aga see ei ole probleem, see on uhke. Eestis on prestiižne olla muusik, ma arvan. No rääkimata klassikalisest ooperimuusikast ja kõigest sellest ei ole üldse juttugi. Ja Eestis on erakordselt imelik olla kunstnik. Kas pole? Kunstnike metafoorid on tavaliselt purkisituja, see ongi kõige levinud. Kui ühel valdkonnal on niisugune sünonüüm, no see näitab küll jah, et mingisugune asi on väga valesti, väga halvasti. Ja midagi on sellest nõukogude aegsest kunsti atmosfäärist jäänud õhku rippuma, mis siiamaani rikub ja ruineerib kogu seda valdkonda. Teiselt poolt tegemist on selle kultuuri puhul, tegemist on mitte visuaalse kultuuriga, mitte pildilembelise kultuuriga. Puht ajalooliselt otsides argumente või põhjuseid sellele, kui te vaatate, võrdlete näiteks muusikajalugu kunstiajalooga, siis te näete, et Eesti heliloojad esimesed, kes Peterburis õppisid, tegid seda väga palju varem kui kunstnikud. Me ei saa küll päriselt öelda, et kunst väga hilja tuli, selline rahvuslik kunst või eestlaste poolt tehtud kunst, aga ta tuli märgatavalt hiljem.
Teine põhjus on ilmselt selles, et luterlike kultuuride ikooni puudus, me ei kasuta ikoone niisugusel kujul nagu ütleme katoliiklikud kultuurid, teeb ka pildi osakaalu palju vähem tähtsamaks, et me võime öelda, et jah, meil on kahjuks tegemist erakordselt logotsentrilise kultuuriga, millel on palju põhjusi, mitte üks. See on üks põhjusi veel, miks selle asja prestiiž ei ole väga suur. Asi ei ole isegi mitte üksikus joones, see on veel selline minimalism või nii edasi, aga asi on kuidagi intellektuaalsuse vastasuses lausa kunstis, lausa sellises imelikus hoiakus, et see ei ole nüüd küll koht, kus tarkust näidata. Kahjuks. Ja mis takistab sellel valdkonnal saabast, nii nagu ka püstituses oli, on ilmselt ikkagi kunstiõpetus, mitte isegi kõrgkooli tasemel, kus me püüame neid klišeesid murda. Osaliselt see õnnestub, osaliselt mitte, aga just nimelt tavalises põhikoolis ja gümnaasiumis. Seal tõepoolest valitseb mingisugune niisugune erakordselt ajalooline hoiak, vastuolu või vastuolek uuendustele ja radikaalsuse mitte sallimine. Aga kunst ei saa olla mitte radikaalne, kunst peab olema kaaspõhjas asi. Ta ei saa olla selline, ütleme, poliitiliselt on olemas enamlased ja vähemlased, ei saa olla enam vähemlasi. Siis on meil tegemist disainiga. Disain on hoopis üks teine asi. See kollane sobib hästi selle pruuniga. Tõsine probleem. Siis ma vahetaksin valdkonda, kui ma peaksin niisuguste probleemidega tegelema. Milline värv millega sobib. Ega mingi kärbes ei ole, et ma niimoodi meeleelunditele tuginedes niimoodi piiran kogu oma mõttemaailma selle. Siin ka midagi on. Kas sa veel? Mis sa arvad, mis siis edasi saab? Sa nägid hiinakeelset ajalehte mu laual? Mis jääb mõnitele ratsionaalsus või ilu või? Ma küsiks niimoodi või versus. Kas sina suudad ilu defineerida kuidagigi või empiiriliselt kirjeldada? Jah, see on selline mineviku teema täiesti. Ei suutnud. Ega suuda ka keegi kolmas. Talis Bachmann oli üks selline võrdlemisi huvitav nägemispsühholoog või eksperimentaalpsühholoog, kes minu teada tegeles mõõtmistega, psühhosomaatiliste mõõtmistega, et mis siis juhtub, kui me midagi tajume ilusana. Kas midagi füsioloogias ka sekundeerib sellele? Aga ma ei mäleta, millega need katsed lõppesid. Ei ole, siis ma kahtlustan, et professor Peeter Linnap kohe ei lahku, nii et te võite veel isiklikult